teinekord on nii, et tahaks ja peaks sooja toitu sööma, aga lõket teha ei saa või ei ole aega või ükskõik mis põhjusel. Ja siis tuleb otsida alternatiivseid vahendid, kuidas toit soojaks teha. Ja ega siin midagi väga leiutada ei olegi, et kaubandusvõrgust on enamus asju toidu soojendamiseks on saadaval, aga täna igaks juhuks kordame need asjad üle, vaatame, mis on need kõige primitiivsemad ja lihtsamad asjad, millega toitu soojaks teha. Et kõigepealt vana hea gaasipõleti, gaasipriimus. Et neid gaasipõleteid, nagu praegu näha on, mul on siin suurema ballooniga, need on ka väiksema ballooniga. Põletid siin otsas on, mõned on suuremad, mõned on väiksemad, et tootjaid on rohkem kui minu ühel käel või kahel käel näppe, aga põhimõte on neil kõigil sama. Põhimõte on siis see, et sa keerad selle siia otsa, voldid mingid jalad lahti, paned siia vee peale, hopsti, annad siit kuuma pärast seda, kui on gaas lahti keeratud ja saad teha. Seda me veel ei tee praegu. Aga see ei ole ainus võimalus. On meil ka vana hea piirituse põleti siis. Rootsi katelokkidega tulid need kaasa, on ka teisi tootjaid. Et siin on meil ei ole küll Rootsi toodang, on Hiina toodang, aga põhimõte on sama. Et siin on meil siukene piirituse baasil. Siis võtad piirituse pudeli kaasa metsa, võtad selle põleti kaasa, paned piirituse siia sisse, paned põlema. Ja kui sulle tundub, et see ei põle, siis paned piiritus sinna uhad juurde pudelist. Ei, seda ärge tehke. Seda ärge tehke, sellest siis põletad ennast ära, aga põhimõtteliselt siukene lahendus. Ja sellele on meil täna ka väikene abivahend, millele siis saab ka nagu keedupoti ühesõnaga peale panna ja saad teha. Ja ka see ei ole veel kõik. Mõnedes toidupakkides, näiteks nagu Prantsusmaa omas, on kaasas ka siis piirituse tablettide põletamiseks mõeldud selline seadedes pliit. See küll, nagu ma ütlesin, on pärit Prantsuse toidupakist, aga see ei tähenda nüüd, et te peate kuskilt Prantsuse toidupakki endale leidma, et endale siuke asi seada, vaid ka matkapoodides, paremini varustatud matkapoodides saate endale sellise asja. Aga et selline asi töötaks, siis tuleb see voltida küljed kokku. Ja siia sisse läheb piirituse tablett ja siia peale siis see anum, mida te tahate kuumaga mõjutada. Ja ka piirituse tabletid on meil siin täiesti olemas. Espiti omad, mitte ma reklaami teeks, aga on siukene tootja ja käib siia tablett sisse, hopsti. Nii, aga täna me lihtsalt mitte ei näita neid asju, vaid siis me neid võrdleme ja kuidas me neid võrdleme, on see, et me mõõdame, kui kaua võtab ühe või teisega 200 milliliitri vee keetmaajamine aega. 200 milliliitrid on siuke, et suppi koguse jaoks on see võib-olla vähe, aga kiirkeedunuudlite jaoks jätkub. Hakkame katset läbi viima, et teeme siis kõigepealt järjekorras, võtame selle gaasipõleti. Muide, nende gaasipõletitega on see värk, et nad on tuule poolt üsna mõjutatavad. Et kui te saate, siis tehke seda tuuleväikses kohas. Või kui teil on näiteks mingi tuulekate, ma olen siin ise teinud nüüd 2 õllepurgist kokku sellise tuulekatte. Ja ma panin siin juba kella tööle. Ja tuulekatte, nii. Ja näha on, et nüüd see tuul seda ei mõjuta. Praegu ma panin 200 milliliitrit vett, ütleme, kui te panete siin liitri vett, siis vastavalt sellele ilmselt siis teete matemaatilise tehte ja saate teada, kaua läheb. Nii. Nii, 3:32 ja meil hopsti vesi keeb siin. Ega selles mõttes tõde on ka see, et see vesi ei pea siin hullult mingi mulinal keema, et piisab, kui esimesed mullid tulevad, te teate, et see on jõudnud 100 kraadini ja keeb. Ehk siis 3:32 läks sellega. 3:32. Ja nüüd vaatame, kuidas läheb meil siuksed traditsioonilisemad või vanemad versioonid. Ja nüüd on siis siukene vanakooli piirituse põleti, mille käitlemisel siis tuleb olla ettevaatlik, et ennast põlema ei pane. Ja põlev. Saate.
põlemist teinekord ei ole seda leeki näha, kui on siuke päikesepaistelise ilm, aga siis paned siia käe peale, hops, veendute, on kuum, järelikult põleb. Siia peale me ei saa nüüd seda topsi panna, sest siis sellega me kustutame leegi ära ja selle jaoks on meil siis siukene raam. Ja siia raami peale paneme selle vee ja paneme kaane jälle peale, siis läheb see asi meil lõbusamalt ja kiiremini ja paneme kella käima, paps. Ja et see asi veel paremini läheks, siis see tuulekate jälle paneme selle siia ette. Kui te nii, peaasi, et ta tuule eest kaitseb. Ja kell käib ja vaatame, kaua siis sellega läheb. Nii, möödas on 9 minutit ja 45 sekundit ja meil vesi keeb mulinal. 9.45, siis siukse piirituse põletil. Hopsti. See võib olla kuum, olge ettevaatlikud, tuuletakust eemaldades. See võib olla kuum, aga ei ole. Ja kes ei tea, siis see kustub ära niimoodi. Väga lihtne. Hopsti. Ja meil on viimane võistleja siis piirituse tablett. Tablett põleb ilusti. Siin nagu näha on siuksed tuuleseinad juba selle tableti ümber. Aga et katse oleks võrdne, siis loomulikult paneme ka sel korral kaane peale ja mitte ainult, vaid paneme ka tuuletõkke ümber. Paneme tuuletõkke ümber siia. Selle ümber läks ta väga tihedalt. Ja kell käima ja läheb. 12 minutit, 11 sekundit ja 2 tabletti hiljem. Voilà, meil vesi keeb. Prantsuse pliidi ja piirituse tablettidega. Et eemaldame siit selle katte, mis on meid hästi teeninud. Ja sellest saame siis endale teha mõnusa tee või kiirkeedunuudlid või mida iganes. Ja tablettidega, need tuleb lasta lihtsalt lõpuni põletada. Aga kokkuvõttes, ega ei ole üllatus, et gaasipriimus töötab kõige kiiremini. See on iseenesest selge. Aga see ei tähenda, et see on kõige parem. Selles mõttes, et kui me mõtleme nendele oludele, kui midagi lendab ventikasse ja poed ja bensiinijaamad enam ei tööta ja kinni on, et mida teil lihtsam hankida on, kas on teil lihtsam hankida gaasi, piirituse tablette või äkki piiritust. Et eks igal asjal ole oma mõõdupuu, et alati see aeg ei ole kõige tähtsam, et peab mõtlema nagu laiemas pildis natukene. Et ma ei hakka siin midagi soovitama, kui ajaliselt mõtta, siis on kõige kiirem sellega, aga võib-olla töökindlam variant ja kiirem kui piirituse tablett on piirituse põleti.